palju. No siit hakkas räigelt välja tulema. Tere hommikust. Tere. Lähme. Paistab. Kus me läheme? Pesu pesema. Lähme pesu jälle pesema, jah. Mõtlesime, et kui me siin oleme juba, siis peseme pesu ka ära. Siin on mingisugune pesula, nii et... Vaatame, kas seal ruumi on. Seal väga öeldi, et ei pruugi ruumi olla. Jah, aga proovime. Siin on vähemalt hea, et siin on suur pood kõrval. Sai auto ära panna ja saab kohe minna. Saame süüa. Me pole söönud. Me tulime kohe põhimõtteliselt otse voodist. Jah, otse voodist tulime. Kell on mingi 12, aga me tulime ikka otse voodist. Meil on 11.25. No suht sama. Igastahes, vaatame. Ma juba näen, et 2 masinat on täis, nii et vaatame edasi. Ei, ma võtin kaamera. Idekas suur masin on tühi. Täpselt meie jaoks suur masin. Ja ainult 7 euri. 5 pluss. Ma siis teen rahaks või? Kui saab, jah, on siin selle kohta. On, aga... Ma ei tea, kuidas meil müntidega on. No 7 euri on see ja palju teine. Sa ütlesid, et 2 euri. 3 on nüüd. See 10 euri sul. Okei, ma panen selle sularaha. Tee sula, jah. Ei nagu nii pole kunagi veel tagasi. Jah. Mida? Siin ma panin raha ja siis ma pean panema, mis massi. Oh. 3 on. Kas sa tagasi ei saa? Aga annab tagasi ka vaata. No tagasi annan. Aga siis ei ole probleemi. Panid ära kõik või? Jaa. 3 jah. 3 jah. Ma võtsin jah. 40 kraadi on paik. Jah. No, mis selle vahetus? Meie seiklused mingi. Kärdil on kohe paanika mingi. Mis nüüd saab? Paneme käima. Nii, pesu läks pesema. 30 mintsa. 30 mintsa läheb aega, nii et poole tunni pärast tuleme tagasi. Ja siis paneme kuivatisse, loodame, et siis kuivatid on tühjad. Padjapüür ei pane. Ah jäid jah, padjapüür, noh, elab üle. Paneme sinised. Vaatan 2 eurised üle. Ühesõnaga. Ei ole midagi erilist. Jah. Iga on. Nii et vaatame. Siuke aparaat on siin. 30 mintsa jah. 30 mintsa. Mis kell on? Sa ise ütlesid, mul pole kella kaasas. 25 oli midagi. 25 jah. Enne täis tundi natuke. Peekon on siin. Kärt luges kohe menüüst, mis seal sees on. Oskab nii hästi seda. Said need kätte või? Jaa, asi pole. Otsime 2 krossianti. No me pärast näitame vist. Ma võtan neid viineripiruka või neid Tex-Mexi pirukaid. Ühesõnaga poes käidud, teen kohvi. Mis me siis otsime? Mingi 400. Me otsime üüratult suured krossiantid. Mulle seal kassas on teada, see on KitKatiga, aga mulle sobib. Ja siis on Insule võtsime pistaatsioga. Ja siis me võtsime mingi Tex-Mexi oma või? Tex-Mexi, jah? Jah. Ja mina võtsin lihtsalt viineripirukat. Eelmine kord tegelikult viineripirukat hea ei olnud, aga... Neil on mingi kahtled viinerid. Nad tulevad purgist neid ju. Tegelikult me eile sõime neid hot doge, mis olid purgist ja need olid päris head tegelikult. Need viinerid ei ole midagi. Ei, need on üldse midagi. Aga siukesed kaunid vaated on meil poeparklas. Teeme küüa. Aga endiselt neil on igal pool need parkimiskohad. Nagu suht igas poes on.
Nagu reaalselt igas poes on vähemalt 2 sükest parkimiskohta, mis on ülihea. Mitte ma ei ütleks, et Eestis võiks olla, aga Eestis võiks olla. Nagu kas või suuremates kaubanduskeskuses mingi kuradi Ülemisted, särgid, värgid, nagu miks teil pole nagu? Miks reaalselt? Ei ole, ei ole, ma tean, et ei ole. Miks teil pole nagu? Kus on? Rokas, miks teil pole? Miks teil pole? No ma ei ütle, et igas kuradi külapoest peab olema, kuigi siin on suht igas külapoes ka. Aga nagu reaalselt ma ei tea, miks teil ei ole. See koerapaeg ei ole meil mitte kunagi näinud. Et nagu, jah. Eestis ei ole nii, see kultuur ei ole nii sees, vaata. Siin sõidad kõik kämpsiga ringi lihtsalt nagu. Ja enamus, mis siin sõidavad, on tegelikult Portugali enda numbritega. No siin ütleme... Siin kandis väga... Seal... Suur toonekõrg. Kui suur toonekõrg. Suur toonekõrg, seal, vaataks seal, tipus, seal. Maistab toonekõrg. No siin juba on jälle, aga seal Saagreses, no seal ei olnud nagu, seal oli igat masti vendi nagu. No seal oli kõik, jah. No seal oli kõik, seal oli niisugune räige kämperite kuradi paradiis, no seal oli nagu nii palju neid. Mis kell on üldse? Kell on 51. 6 minuti pärast ma peaksin minna. Jah, põhimõtteliselt peab minema kuivatisse panema. Aga sööme soolase sai ära, läheb viskame vahepeal kuivatisse ja siis tuleme tagasi, siit on mingi minut aega jalutada kõige rohkem. Aga olgu, mul kohv sai valmis, hakkame sööma ja panen vorstile süüa ja siis vaatame edasi. Pidi valmis olema ja tegelikult läheb, ütleb, et 7 mintsa läheb veel, et see ebareaalne. See on tavaline pesumasina. Meie kodupesumasina on täpselt samasugune. Ütleb 3 minutit, tegelikult läheb 8 minutit. Ma ei tea. Küsisin Kärdilt, miks ta on nii paks pusa on, vaata, et pand see õhem, see mingi oranž väikse müüga, siis ta on mingi, ei, see ei sobi nende pükstega. Vaadake nüüd seda menüüd siin. See on nagu eriti moekas värk, et noh, põhimõtteliselt ma sain see kindel, et see üks dressikas oleks selle outfiti täiesti metsa keeranud. Totaalselt metsa oleks keeranud, no. Ma ei oleks julgenud siuksega väljagi tulla. Juba sõi pool sai ära nagu, aga te saate umbes aimu kui suur. No mina saan veel näidata. See on nii hea. See pistaatsi oma on küll räigelt hea. Aga see pritsis mulle näkku juba. Nagu siukest löga täis. No, pistaatsikremi. Muffi kui hea. Seda ma pean siis siin kuulama. Mina söön ikka oma viinaripirukut täitsa okon. Nii, ma näitan siis seda saiakest. Saiakest. Nagu, see on nii suur. See on sama suur kui mu nägu põhimõtteliselt. See maksis 1,70 midagi. Nii, ma jõuan feelinguni lõpuks. Päris magus on. Ka päris hääne. Kas saad mulle vett anda, palun? Ei saa. Ma ei tea, kus su veepudel on. See ei ole seal taskus või? Nii palju vett. Oi jaa, ma keeran. Mida? Peab veel vett juurde panema. Ja siis me saame tuua pesu ära ja siis me oleme kodukaua. Täna meil pole näeme, kuhu me lähme. Kuhu lähme. Võib-olla jõuame Hispaaniasse, võib-olla ei jõua, võib-olla näeme tee peal midagi, kes see teab. Aga suu puhas. Hakkame nüüd sõitma. Jätame siis Portugaliga hüvasti ja jõuame siis Hispaaniasse. Jõuame võib-olla ei jõua. No võib-olla jah. Sõidame kohe jõuame Hispaaniasse ja
1 kilomeetri pärast. See ju suur. Aga nägime siin, keegi tuli Hispaania poolt Portugali poole ja vaeseke üritas seal tollimaksu maksta. Ta vaeseke ei tea, et kuskil Facebookis on kirjas, et ei ole vaja seda. Et see tee on tasuta. Aga jah, me juba teame. Meie juba õppisime mingi suvalise Facebooki postitusest. Aga jah, Hispaania ja Portugali vahel siuke silt, siis päris uhke jälle. Neil üldse hästi siuksed suured ja uhked sillad, ma ütleks. Pigem küll. Ciao Portugal! Ciao Portugal! Oli meeldiv, Oli küll. kui su tõuliteed välja arvata. Ainuke asi, mis tekitas stressi. Ülend oli kõik perfektne. Oli jah. Igal pool oli campsite, igal pool sai vett, igal pool leidsime kus ööbida, vaatamisväärselt ilusad, kõik jutud. Ei ole midagi kurta selles osas. Ei ole jah. Ja olemegi Hispaanias. Siin saab natuke vähemalt keelest aru. Mucho grande. Muy bien, muy bien. Great success. Ma ei tea. Meil auto lõpetas sõitamise. Võti ei tule lukuaugustusega välja. Ja autodele ka ei lähe. Ja käima ka ei lähe. Täiesti null. Olgu. Guugeldame. Räägi äkki, mis sa tegid, Kalle? Mis sa tegid? Issand jumal, ma ei pannud parkingu peale. Tal oli tee peal, drive'i peal. Oi, ei tea. Vaata, ma ise lahendasin ära, ise tulin selle peale. Et võib-olla võiks käigu välja võtta, siis äkki annab see ütlemõtme kaasa. Pane mu rahakott tagasi. Aga pro tipp, mis ma tahtsin tegelikult öelda. Pro tipp, kui sõitate autoga, ärge kunagi maantee ääres tankige. Tulete maantee pealt välja. Praegu siin on 30 senti odavam liiter. 30 senti odavam liiter. Ja ma sõitsin Litšeril mingi 3 kiltsa maantee pealt eemale nagu. Vörtit nagu. Et alati sõitke maantee pealt eemale. Aga me nüüd hakkame vett ühendama. Siin sai tankisi paagi täis. Ma saan nüüd oma kuradi veed välja panna ja saan värske vee asemele ka. Nii et Success. täna meil siuke maintenance day põhimõtteliselt jälle. Nagu ikka. Iga nädal. Jah. Vaatsin ka. Ühesõnaga. Mulle tundub, et ma ütlen kogu aeg seda ühesõnaga. Ütled küll. Ütlen jah. Ütled küll. Aga ühesõnaga. ühesõnaga, kahe sõnaga, 3 sõnaga. Tulime siis oma järgmisse ööbimiskohta, pärast näitame seda, kus meil auto on. Siit natuke on näha, seal on hästi palju neid igasuguseid, seal on meie oma ka kuskil. Nende suurte liinibusside vahel ja mõni lõõtsaga pole. Aga nüüd me lähme siis muuseumisse. Lähme, mis muuseum on? Christopher Columbuse mingi laevade nagu replikad on seal. Ja nagu ma aru sain, on mingid stoorid ka. Ühesõnaga, Columbuse siis, et Vasco da Gama omas juba käisime või mitte muuseumis, aga seal sünnikohas. Lähme siis vaatame Christopheri ka üle. Need olid ju vanasti kõvad poisid kõik. Ma ei tea, eks ma vaatan, mis seal on, ega ma vaatasin ainult pilte ja reitingud oli hea. Jah, tegelikult me otsisime ööbimiskohta ja siis
ja siis Kärt avastas ja maksab mingi pilet jälle mingi 3 € ja miks me siis ei lähe, ikka lähme vaatame. See jah, hinna mõttes on ka võtetu. Just. Ja nii ongi. Aga muidu on päris kena koht siuke. Vee ääres ja palmid ja värgid, särgid ja täitsa okei. Aga näeme siis juba muuseumis. Lo que condujo a que cierta humanidad, en un determinado momento histórico, se hallase preparada para dar el mayor salto de todos. La conquista del océano. El puerto, aunque pequeño, estaba abierto al océano de su interés. Käisime filmi vaatamas, siin kui sisse tulime kohe oli, vaatasime, film hakkas mingi see jalutamisest ringi vist, laseme inimesed sealt laevalt ära. Aga üldiselt jah, seal oli siis mingi siuke väike video või midagi tehtud sellega. Kuidas retk alguse sai ja põhimõtteliselt oligi sellest, kuidas retk alguse sai, kuidas need laeva valmistati ette ja nii edasi, et räägasin sellest retkast endast väga palju, jah. Nii, et jah. Rääkisid ju, et no selles mõttes, et noh, jah, aga noh, ütleme, katki vahepeal ja noh, kanaaridel seal parandasid. Kõik läks pekki ja mõeldi, et ei saa enam kunagi koju ja siis nägid ländi ja venad läksid Indiat avastama, avastasid Ameerika. Või noh, mitte Indiat avastama, aga Indiat otsima siis üle mere. Aga siin on need paadid järjest, eks ma näitame pärast lähemalt ka. Praegu on väike. La Niña, La Pinta ja Santa Maria. Jep, need olid need laevad. Ehk siis jah, aga siin on jah igast nänni. Siukest huvitavat tolle aegset siis nii öelda. Teeme alguses siit tiiru ümbert ära, et inimesed sealt kinosaalist tulid, lendasid kohe sinna laevade peale, et laseme neil siis oma käigud ära teha ja siis lähme ise rahulikult vaatama, et siin aega peaks meil nii palju veel olema. Ja 7:30 lahti. Jep, ja ilm on ülimõnus siin. On jah, ma ei võtnud päikse väljast. Ja ma sain aru, et siit samast linnast, siit samast sadamast nad siis väljusidki kunagi. Jah, läksid siia ookeani peale. Jah, et sellepärast siin on ka nii-öelda see muuseum siis tehtud. Vaadaks seda elektriposti, mis jalgade peal seisab. Suht tokki. Naljaks. Jõudsime mingite indiaanlaste juurde. On indiaanlased või? Et tea, kas siukseid asju tohib näidata üldse või? Vist. No need ei ole päris, aga kohe näete, millest ma räägin. Naljakas värk, aga need vist on indiaanlased või? Ja need on indiaanlased, jah. Siuksed. Kinos näitas nokud ka kärtaks iitsitama kohe üle terve saali lihtsalt. Aga jah, ju siis on mingi siuke, ju nad siis leidsid umbes, et sellised need indiaanlased kasvatasid seal mingit krokodillamune, siis oli ikka indiaani naised, jah. Aga alguses jah, nad vist olid päris sõbralikud seal ju omavahel, et nad indiaanlased ei hakanud ju kohe kaklema nendega ja aga nemad nägid esimest korda valget inimest. jah. Siin on need laevad. Need on ikka imepisikesed, kes te kujutate ette? Kas te kujutate ette tänapäeval? Ilmselt sa ei julge Saaremaalegi siuksega minna nagu. Jaa, sealt ma just tahtsin öelda, et isegi praamid on suurem. Ja siin on Kärdi lemmik, Kärt hakkas naerma selle venna peale. Telekas hakkas näitama siukest, Kärt hakkas naerma selle peale. Ma ei tea, miks. Ma ei tea, see oli ootamatu. See oli ootamatu. See ilmselt on siis mingi indiaanlaste onnike äkki või? Ma ei kujuta kätte, siin ei ole mingid jutte juure. No tegelikult seal ees oli, aga me lendisime mööda. No ma tahtsin enne siia tulla, ma arvasin, et see on parem mõte. Aga... Jah, ma arvan, et see näitabki seda, et milline see esimene laen oli ja teine, kolmas ja siis, et mis nad lõpuks avastasid. Ja ilmselt jah. Et ma arvan, et see läheb selle sisu järgi.
aga me avastame edasi ja seal on nii ja lippudega oli Santa Maria, aga siin ei ole lippe, nii et keeruline teada. see suur oli Santa Maria ju. See või? Ei, kas see ei olnud see, ma mõtlen see, ma ei tea ka. Ma ei tea. Ei kujuta ette. Seal on mingi kirjad. Pealuud ja värgid, särgid, ülivõistlik värk. Aga nad ei olnudki väga ju inimlikud. Nad uskusid teistsugused asju selles mõttes. Jah, aga me avastame edasi. Ja siinpool siis on ilmselt see nii-öelda Hispaania poolne osa, kust nad siis minema hakkasid. Noh, make sense. Kui nüüd vaadata laeva tagumine osa on see, kus nad minema hakkavad ja siis jõuavad sinna. Et sealpool on siis nii-öelda see Ameerika manner, mis nad avastasid ja siin selja taga on siis see, kus nad minema hakkasid. Siin on siis näha, mis Hispaanias tol hetkel siis toimus umbes. See on siis ilmselt mingi turg, kus nad asju siin peale lappisid ja nii edasi. Kas turg või siis lihtsalt ka... Mingi market, noh. Jah. Ei, no see, need on ju marketi jupid. Minult siukseid laudu ju kaasa ei võtnud. Jah. No lihtsalt näitab, milline see elu seal oli. Tol ajal, noh. Pottsepad. No, tatsar, jah. Sinul on, sa tatsid kogu aeg kõik. Siin ilmselt toimub suvel mingid asjad. Ja siin on mingid söögikohad asjad ilmselt suvel. Aga siukene väljapanek siis siin juures ka. Siin on vaata hobused ja sepatöökoda ja... Kuhu? Ja ma arvan, et see samane plats, mis on nurga taga. Mingi saiameistriga, tahi ja kivijahi. Siin on lihtsalt mingi plats. Ma arvan, et siin toimuvad mingid üritused suvel. Või noh, kas üritused või mingid väljapanekud siuksed. Aga lähme siis sinna main attractionite peale nüüd paatja vaatama. Tere tulemast Giid Kärt osa 2. See on siis Santa Maria. Ehk siis see mängis kõige olulisemat rolli, kuna siin selle peal on poiss. Näete? Poiss, ma ei tea, kas te näete? See on poiss, kes nägi seda maad, Ameerika maad. Siis karjus land. Ja siis leidsidki Ameerika. Ja mis selle poisi nimi oli? Kes seda mäletab? Mingi nimi oli. Mingi nimi oli, okei. Aga see on Santa Maria kõige olulisem. Nii, ja kes see teine siin on? See on Pinta. Pinta, milleks Pintat kasutati? Ei, seda ma ei mäleta. Ma mäletan, et La Nina ja Pinta läksid esimesena, see tuli viimasena järele. Ma ei tea, ma mäleta. Üks vedas ühte inimest teist. See vist oli rohkem mingi toidu ja asjade vedamiseks kaasas. Ja siis kolmas vedas mingi neid pärreleid, mis need on, tünne. Ma ei tea, mis seal tünnides olid. Mingid joogid, õlid. Võib-olla laeva kütus? Kütuse, mis siin pool kütust? Juba korra läks Aneks mingi kütus ja näeme, mis seal sees on. Tahtsin näha, kui kaua, kas sa hammustad lahti. Kas see siis vedas? Raha. Vaata, kui palju raha siin on. Vedas raha. Ei, tegelikult ta ei vedanud ju raha, seal on mingi kaubad ikka. Suhteliselt pisike paat ju. Nii pisikene. Aga läks Ameerikasse, noh, mis sa teed, noh? Ja neid laev kutsuti 3 kuningannaks, sest kõik olid naissoost laevad. Santa Maria. No äärmiselt järsk trepp. Siin on isegi libe natuke. Libe, jah. Siin on värvitud pind nagu ja siis... Aga siuke ta on. Läheme siis vaatame kapteni kajutit ka. Või noh, admiral Columbus oma. Ta ei olnud kapten, ta oli ka admiral.
no siuksed oleks kahuripunnid. Aga ma olen neid 2 kohta, kus neid sai lasta. Nagu kummalgi paardal nagu 2. Ei tea. No, see nüüd on Christopher ise. Vaata, kus boss elas. Bossul oli isegi voodi nagu. Uhke voodi. Teistel polnud isegi voodit ju. Siia oleks ju võinud mingisugune 8 matsi magama panna. See vend oli mingi, mina olen siin üksi. Vaat, siuke boss vend oli. Ei olnud lihtne poiss. Aga pull on see, et kuna see on kaldus, siis laud on ka ehitatud niimoodi, et ühed jalad on pikemad, teised lühemad, et laud oleks sirge nagu. Aga siukene kamber oli siis peabossul. Kolumbusel isiklikult. Nii, ja siis siin üleval ilmselt istus siis mingi navigaator. Kes siis laeva lael. Siin on mingi tuluke ka ja siin olid nagu boss vaatasid, kuhu paat läheb. Ja noh, see ninja näeb ikka nii väike välja. See teine on natuke suurem, see Pinta. Aga lähme nüüd Pinta kaldale peale ja vaatame, mis see Pinta näitab. Ja olemegi Pinta pardal. Pinta on ka siuke suhteliselt prosta värk. Või noh, nad võid kõik. Kärt ei julge isegi pardale tulla. Vaatasin siit. Noh, siin on jälle köögiosakond. Suhteliselt siuke sama. Siin trümmi ei lasta millegi pärast. Aga laeva on vist lagi. Tekk, see on tekk, mitte lagi, see on tekk. Lagi on seal üleval. Tekk on kumer. Ja miks on kumer, Kärt? Mis sa arvad, miks on tekk kumer? Mis see lainega teeb, see kumertekk? Ma ei tea. Kui vesi tuleb üle parda, siis ta voolab siit ära, vaata, seal all on preod. Vesi voolab kohe maha ära. Mehed olid targad mehed tol ajal. Ekspert. Jah, nagu normilt kumer on see. Et siit jooksis kogu vesi minema. Oli kõigil laevadel. Jaa, kõigil oli täpselt samamoodi kumer. Ma ei võinud tähelegi. Minu arust oli küll, teistel ka. Teistel ei ole, vaata siin on hästi suur nagu pilu lausa all. Aga vaata teisel on nagu augud lihtsalt all ääres, kust vesi välja tuleb. Aga kogu tekk on kumer neil, jah. Portugali lained on kõrgemad kui see vana. No jah, need olid ookeani laevad tol ajal, jah, mitte merelaevad, jah, ookeani laevad. Need on ju kõrgemad. Ei no ongi, laine tuleb üle, ja vesi läheb kohe välja, midagi ei juhtu laevaga. Kui sul oleks tekk siuke, siis see vesi koguneks, läheks põhja lõpuks. Elu oli siuke tol ajal. Ja see on ka mõnusalt. Kumer on nagu näha. Et vett ei jäänud pidama laeva. Ja siis nii nad elasid, eks sealt trümmist oli ikka ämbriga välja tormi ajal väntsutada seda, aga siin on mingisugune vints ka, millega nad siis, ma ei tea, ankrut vintsisid üles äkki. Ankruköit või midagi. Vaat siuke lugu, mis tunne siis on maade avastaja jälgedes olla? Väga äge. On jah. Kuigi oleks võinud seal Ameerikat üldse avastamata. Miks sa nii ütled? Miks sa ütled nii? Päike paistab. Ma ei tea, mida arvata sellisest asjast. Aga jah, paneme siis autost tagasi vist, muuseum käidud. Mingi tunnike on juba möödas, tuleb välja. Film hakkas järgmine pihta juba, nii et me oleme siin üks tunnikene kondanud. Ja jah, eks me siis näitame seda parklat ka, kus me ööseks jääme. Nii et praegu siis nägemist. Siukene pulevar. Mis see on pulevar? Siukene, kurat, allee läheb sinna, kus on seisab meie buss. Kui te näete seal. Tulen seisma.
seal paistab Matilda nina. Ja siia on hästi palju vendi tulnud. Ja noh, mõni mees on terve majaga tulnud. Aga seal... Matilda selle kõrvale manna näidata kui nagu hiidle. Ma võin sõita, sa võid filmida. Pargin korraks on sinna kõrvale seisma. Nagu ebanane. No see on väga suur. See on suurem kui mõnel vennal korter on. Ausalt, see majas, mõnel majaski suur. Jah, võimalik. Ma ei kujuta ette, kui mugav sellisega ringi liigelda võiks olla nagu. Aga jah, siukses kohas siis ööbime. See on natuke juurde tulda, aga väga hull ei ole. Me oleme natuke seal tagapool, seal on rahulikum. Kuigi noh, siin enamasti on kõik vana inimest, nii et on nagu nii rahulik. Aga jah, ööbimiskoht siuke. Mingid teenused siin pole, vetsepees, midagi pole. Ja... Aga jah, rahulik. Ja selles mõttes, kui on palju inimesi, siis on alati ja turvaline. Kuigi me ei ole nagu vist reisi jooksul kordagi tundnud ebaturvaliselt ennast. Hetkel mitte, aga ei taha ära sõnuda. Ei taha ära sõnuda, jah. Äkki tulevad jälle kaagid, kes peksavad meid tagasi Eestisse. Tulevad viimasel õhtul jälle. Ja, aga me ei anna neile võimalust selleks. Sest me läheme otse koju. Aga jah. Ühtegi enda riigi päritolu ei ole. Kõik on olnud erinev. Ja ühtegi hispaanlast ei ole. Palju sakslasi on, hästi palju sakslasi on. Ja ühtegi Portugalis käinud. Ja. Kõik on Belgia, sakslane, prantslane. Ja. Üks Ida-Euroopane. Üks Ida-Euroopa käkk on ka siin roostes käkk. Siuke. Ära siin sa räägi. Selleks läks, kui see video välja tuleb. Aga neil ei ole, võib-olla kõigil ei ole. Vaadake, kes seal on. Vaadake, kes seal on. Ühesõnaga jõudsin bussi tagasi.